Tere, armsad äriõiguse sõbrad! Praktikas on tihtipeale küsitud, mida teha siis, kui aktsionär või osanik ei saa talle saadetud teadet koosoleku kohta kätte. Tuletame meelde, et kolleegid on koosolekute kokkukutsumise korrast varasemates videotes rääkinud. Koosoleku teadete saatmisel on olulised 3 elementi. Esiteks tuleb teade saata õigel aadressil. Õigeks aadressiks on aktsionäri või osanike või aktsionäride nimekirja kantud aadress. Teiseks tuleb teade saata õigel ajal. See on siis piisava kättetoimetamisvaruga niimoodi, et teade jõuaks adressaadini vastavalt siis 3 nädalat või 1 nädal enne koosoleku toimumist. Ja kolmandaks tuleb teade saata seaduses ette nähtud viisil, milleks aktsiaseltsi puhul on põhireeglina tähitud postiga. Osaühingu puhul on reeglid mõnevõrra lõdvemad, koosoleku teate võib saata ka elektronpostiga. Riigikohus on öelnud, et aktsionärid ja osanikud on ise vastutavad ja kannavad seda riski, et neile õigel aadressil postitatud teated jõuaksid ka õigel ajal kohale. Aktsionär ja osanik peavad ise osaühingule teatama oma tegelikku aadressi, millelt nad ühinguga suhtlevad, ning juhatuse kohustused koosoleku teate saatmisel on piisavalt täidetud, kui teade saadetakse siis nimekirja kantud aadressile või ka tegelikule aadressile, kui ühing peaks teadma, et see on see õige suhtlemise aadress. Teade on saadetud õigel ajal ja õige saatmisviisiga. Kui osanik või aktsionär on jätnud oma andmed ühingule täpsustamata või muutmata, või ta tegelikult suhtleb hoopis mõnel teisel aadressil, või kui ta ei lähe tähitud kirja kätte saama või ei ole kodus, siis sellisel juhul kannab teate kättesaamise riski aktsionär või osanik ise, ja kui ta õigeaegselt koosoleku teadet kätte ei saa, ei ole see koosoleku kokkukutsumise korra rikkumiseks. Seega aktsionäridel ja osanikel on oluline teatada ühingule õigeaegselt oma tegelikud aadressid ja suhtlemiskanalid, et olla kindlad, et nad saavad koosoleku kutsed piisavaks valmistumiseks õigeaegselt kätte. Täname vaatamast!